Näide, kuidas Ampwise AI aitab kaubaarveid emailist saata majandustarkvarasse ja viies need kokku automaatselt ostutellimustega. Ei ole vahet, kas on üks ostutellimus üks kaubaarve või ühe kaubaarve peal on mitme erineva ostutellimuse tooted. Siin on siis postkast, mida Ampwise AI loeb. Sellesse postkasti tulevad kõik erinevad kaubaarved ja me automaatselt kategoriseerime need ära. Siin on nüüd lihtne näide, kus ma saan kaubaarve ja selle kaubaarvel on siis 2 erineva ostutellimuse tooted. Tavaliselt peab need käsitsi majandustarkvaras siduma, siis meie teame, mis on kõik lahtised ostutellimused majandustarkvaras ja Ampwise suudab siis siduda kaubaarve automaatselt lahtiste ostutellimustega. Selle jaoks vajutan ma Outlookis Ampwise'i nuppu ja siit saadetakse edasi inimese poolt kontrolli. Ehk siis meie tuvastame automaatselt ära, kes on see hankija, kes saatis kaubaarve, mis on see valuuta, mis on siis selle ostutellimuse summa, ehk siis mitme näiteks ostutellimuse summa ja mis on nüüd siis selle PDF-i peal olev summa. Me saame aru, mis on siis lahtine ostutellimus ja mis on kõik need kaubad, mis on sul hetkel tulemas. Siin on hea näide, et sa tellisid näiteks seda esimest kaubarida 10 tükki. 10 tükki on hetkel open, ehk siis seda veel ei ole sulle lattu tulnud. Ja 10 tükki on incoming, ehk siis hetkel selle kauba arvega tulemas. Automaatselt me näitame siin summasi ja automaatselt on siin ka näha, et see on üks PO ja siin on siis teine PO, ehk siis selle arve peal on 2 erineva PO informatsioon. Ja kui see seos on tehtud, inimene on kõik ära kontrollinud, kõik on õige, siis ta vajutab all paremal nuppu Send to ERP. Ja selle tulemusel me loome siis majandustarkvarasse ette lao sissetuleku või loendi, sõltub kumb on teie ettevõttes kasutatav mõiste. Ja siin on siis kenasti näha, et see manus tuli automaatselt kaasa. Need ostutellimused on kenasti seotud ja kõik need tooted on kenasti ka vastu võetud. Ehk siis lao sissetulek on avatud. Ja siit edasi on vaja teha ostuarve, kuhu see manus läheb siis automaatselt kaasa. Nii et kõik see käsitsi dokumendi transpordist ostutellimuste sidumine, kõik see tehakse automaatselt ära. Ajaline võit võiks olla kuskil 80-90%. Ja kui see on nüüd majandustarkvarasse ära saadetud, siis e-mailis muutub see samamoodi completed staatuseks. Toon ka ühe teise näite, kus on näiteks 2 manust, ei pea olema ainult 1 manus. Siis sellise case'i puhul samamoodi tuvastame ära mõlema manuse pealt ostutellimused ja viime need kokku siis lahtiste ostutellimustega. Siinkohal on aga hea näide, kus tegelikult tellisin 150 tükki, aga hankija saadab mulle 200 tükki, ehk siis tegelikult ta tahab mulle rohkem neid tooteid müüa. Ja samamoodi me toome siin ka kohe erisuse välja, ehk siis 5400 eurot on erisus sellega, mis ma tellisin ja mis siis tegelikult arvel on nüüd tulemas. Ja siin ma saan siis otse võtta hankijaga ühendust, rääkida, et tegelikult ma ei tellinud nii palju või kuidas teie poliitika on, aga see toob ilusti ostuinimesele need probleemid kohe välja. Aga võib tekkida ka erisusi, kui te soovite siiski määrata ära, et jah, minul on okei need hinnad vastu võtta, need kogused vastu võtta või uuendada tarneaegasi, siis selle saab samamoodi automaatselt ära teha. Ja siit jällegi vajutad nuppu Send to ERP ja kõik see informatsioon saadetakse majandustarkvarasse. Ja siinkohal me suudame teha nii koond lao sissetulekut, kui ka suudame selle e-maili ka näiteks mitmeks osaks splittida, et on iga arve on eraldi lao sissetulek, et kõiki need eri lahendusi me oleme läbi käinud ja kõik see töötab kenasti. Nii et kui te soovite sellist tüütut käsitööd vähendada ja soovite digitaliseerida ka väliste hankijatega kaubaarveid, siis andke meile julgelt teada ja saame teile abiks olla.